Tere tulemast tagasi minu kanalile, mina olen Martin ja mina räägin siis nüüd järjekorras kolmandas osas kangastest ja keemiast, mida kasutatakse komposiitide valmistamisel. Ja minul siis laua peal on siis enamlevinud materjalid, mida kõige rohkem kasutatakse. Et muidugi neid materjale on hulga rohkem, aga leidma kõike ei hakka ilmselgelt kajastama, mul ei ole neid ja ega ma kõikest ka kõike ei tea ilmselgelt, et see on siukene asi, et sa õpid seda, mida sul vaja on. Ja ega siin siis pikalt midagi eelselt jutustada ei ole, et hakkan kohe pihta, et selline, et käes on mul siis selline klaaskiud matt on see. See on siis 600 grammine ruutmeetri kohta, et need on erinevaid, on siis 200, 300, 600, isegi paksemaid. Et need põhimõtteliselt, mis siis erinevus on nendel erinevatel numbritel on see, et kui palju ta kaalub üks ruutmeeter ja see üks ruutmeeter, see on paksuse vahe põhimõtteliselt. Et kui sa tahad paksu materjali saada või paksu siis vormi või detaili saada, siis mitu kihti panna, et siis kui üks kiht on ise juba paks, siis sa ei pea palju neid kihte panema, et saada paksu materjali, et mina kasutan tavaliselt 2 600 kihti. Ja sellest mulle piisab, et kui ma kasutaksin nüüd 300, siis ma peaks kasutama seda põhimõtteliselt 4 korda. Et see tööaega lihtsalt teeb pikemaks. Ja siis siin on mul klaaskiud riie. Et tema on siis selline otsast lõpuni on tal üks kiud. Et kui sellel matil on siuksed, ütleme, see on siis antud hetkel mingisugune umbes 10 centimeetrini kiud, ma isegi ei tea, kas te näete. Juba siin sinisel taustal on paremini näha. Et see on siukene 10 centimeetrini kiud. Aga sellel siis on kiud on nagu otsast lõpuni. Ja mis neil siis tehniliselt vahet on, et siia sisse läheb näiteks vähem vaiku. Et see vahe on umbes 2 korda. See muidugi see on jälle õhukene materjal, et see oli vist, kui ma õieti mäletan, siis see oli 220 grammi ruutmeeter. Et see on siis 600 grammi ruutmeeter, et need on paksuse vahe ka muidugi, et see on jah siis, et materjali läheb vähem sisse, et seda vaiku läheb siis vähem sisse. Aga mis tal siis nüüd nii-öelda toote valmistamisel eripäraks on see, et kuna ta on nagu ühtlane kiud, siis seda on nagu kujupindadesse üsna keeruline vormida, et tahab nagu lokkima hakata. Aga kui seda materjali hakata kujupindadele siis kandma, siis kuna need kiud on lühikesed, siis need kiud omavahel nagu lähevad lahti ja siis teda on võimalik nagu rullida hästi lihtsalt. Et selle kanga puhul on pigem niimoodi, et kui ma ta kuskil hakkan panema, et tal võib siia kortsud sisse jääda, et ta ei pruugi kõige paremini nagu visuaalselt ei pruugi kõige paremini õnnestuda. Et siuksed kortsud jäävad sisse, siis seda kortsusi on hästi keeruline lahti saada. Et see on kanistri peal väga hea näide kusjuures praegu, et ta tegelikult isegi, siin on siuksed head raadiused, et ta tegelikult päris hästi võttis kuju selle järgi. Aga mõne teine kord on see palju keerulisem. Nii. Selle paneme ära. Ja sellest ma olen ka rääkinud praegu. Nii. Siis on mul siin veel kangaid. Siin on siuke musta värvi. See on siis süsinikkiud. Süsinikkiu eelis selle klaaskiu ees on see, et on kergem. Tegelikult see kergus ei ole nüüd mingi metsikult palju kergem, et ta on siuke üsna natukene, ma peast praegu neid numbrid ei mäleta, aga see ei ole isegi mitte poole võrra. Et ja mis ta teine siukene hea on, et ta on visuaalselt annab hea efekti, et kui ta on nagu, kõik teavad, et karbafiiber on selline esteetiliselt või siis ütleme, ta on siuke eksootiline materjal võiks öelda selle kohta, et kui klaaskiud maksab 6 eurot kilogramm, siis
jah, seda müüakse, klaaskiudu müüakse kilogrammi järgi, mitte meetrite järgi, et ja 1 kilogramm võib olla päris mitu meetrit, siis sellel asjal on ruutmeetri hind on 30 eurot, et see on nagu tohutult palju kallim materjal. Ja antud neid kiudusi on muidugi erinevaid, et minul on siin 2x2 tvill ja siis seda 2x2 tvilli on võimalik igatepidi venitada. Ta on küll jah, samamoodi riie nagu oli eelmine riie, et tal on siis pikk kiud otsast otsani, et teda on nagu ujupindadesse raske saada ja aga et siis niimoodi, et noh, see muidugi pole võimatu, aga et see 2x2 tvill just nimelt, see annab talle siis niisuguse liikumisse selleks ümber kujupindade. Et ta ei ole võimatu, aga see on niisugune raske. Süsinikkiudu ei käsi lamineerita üldiselt, sest et tahetakse saada kergeid materjale, siis kasutatakse seda pigem vacuum infusionis. Ja sellega siis vacuum infusionis saab õhukesed materjalid, et üleliigse vaigu võetakse välja, et see on siuke materjal siis lõpuks jääbki täpselt nii paks põhimõtteliselt, kui on see kangas ise, et käsi lamineerimisel võib juhtuda, et sa saad lõpptoote 3 korda paksema, kui see riie on. Nii, selle panen kõrvale, ma nüüd näitan, mul on üks toode ka või toodeks on seda raske nimetada. See on tegelikult välja lõikutud osa, kui ma tegin klaaskiust või sellest süsinikkiust tegin kapotti, siis siin on kasutatud 3 kihti seda süsinikkiudu ja siis selle vaiguga läbi mõõdud, see on vaakumiks tehtud, on siukene õhukene materjal, see on nagu peaaegu nagu plekk, ta isegi tegelikult paindub niimoodi ja paindumine kusjuures oleneb ka natukene nendest kiudude suunast, et nagu ma ütlesin, mul on siin 3 kihti seda pandud, et siis esimene, teine kiht on omavahel 45 kraadise nurga all siis asetatud erinevalt, et siis nüüd annab selle nagu selle sitkuse siuksed, et ta on ühtepidi on siukene päris kõva ja teistpidi on siis nagu päris pehme, et muidugi neid kihti on erinevaid siin, et 2 kihti, 3 kihti, 4 kihti, et mida rohkem kihti on, seda jäigemaks see keha muutub. Ja siin pole ka mitte ühtegi mul kujupinda, et ta ongi siukene tükk, et mis ongi siukene suhteliselt nagu plastmass laias laastus. Nii, jätkates vaakumi lainel, siis siin on mul siukest kilet. See on vaakumi puhul siis eralduskile. See on siukene perforeeritud, tal on hästi, ütleme, iga 5 mm tagant on tal siuksed väiksed augud ja seda kasutatakse siis eralduskanga peal. Ehk siis kui tehakse vacuum infusionit, siis laotatakse vormi sisse sama kangas. Noh, võid kasutada ka vaakumiga teha klaaskiud riidest või siis matis, kui tahad hoopis. Et siis selleks on siis selline siis selle valmis detaili nii-öelda, kui ta veel ei ole veel valmis, aga ette valmistatakse, siis selle materjali tulevase toote kanga peale pannakse selline karestus- ja arenduskangas. See siis, nagu ka nimi ütleb, teeb karedaks, ehk siis päris täpselt ei oska öelda, miks see karedus vajalik on, võib-olla ta isegi ei ole vajalik, aga igastahes kangas sinna pannakse selleks, et ta eraldada siis sellest vaakumkilest, et muidu kui panna vaakum, teed isegi, sul ei hakka see isegi niimoodi tööle tegelikult, aga ütleme, kui tõmmata vorm vaakumisse, siis vaakumkile ei oleks teoreetiliselt vastu detaili ja siis kui see EPO seal oma töö ära teeb, siis vaakumkile jääks sinna kinni ja seda kile sealt põhimõtteliselt kätte ei saa enam. Siis selleks on see kangas selle vahel, et sa paned selle kanga, eraldus- ja kajastuskanga selle siia peale niimoodi. Täpselt samamoodi nagu on see toode, et tal võivad siia, neil võivad jääda kortsud sisse, sellega probleemi ei ole. Ja siis see kangas siis eraldab toodet vaakumkilest ja selleks, et seda kangast kätte saada, on siis niisugune perforeeritud kilend omakorda, et noh, seda kilet küll ma ei ole näinud üheski teises YouTube'i videos,
et kus sihukest asja näidatakse, et seda kangast on väga raske pärast kätte saada tegelikult toote pealt. et ta läheb sihuke, hakkab siit jooksma, läheb lõhki ja niimoodi, et aga kui seelikile on vahel, siis seda saab väga hästi kätte, seda eralduskangast, et siis ta tuleb nagu suhteliselt sellise nagu kapsalehena tuleb põhimõtteliselt maha, et päris lihtne, et ja kus seda viljet peal ei ole, seal on ta väga kõvasti kinni. ja mida mul praegu siin ei ole, on selle peale käib veel võrk. Müüakse komposiites ka spetsiaalset võrku, aga kuna mul ükskord juhtus niimoodi, et ma unustasin selle ostmata, siis ma ostsin ehituspoest täiesti tavalist linnuvõrku, mida pannakse ütleme siis maasikate peale niimoodi. ja see töötab ka väga hästi, et ei pea spetsiaalset võrku omama selle jaoks. et ja siis peale seda käib siis vaakumkile ja siis tõmmatakse kogu see krempel vaakumisse ja siis niisugused materjalid jäävad sinna vahele. nii, ma panen need vahest vahel täiesti ära. nii, mul on võrku ka, siin on seda tavalist linnuvõrku põhimõtteliselt. siis on siin vaakumvoolikud. vaakumvoolik on siis selle jaoks, et see kile tuleb ju vaakumisse saada, eks ole. et see materjal tuleb sinna sisse saada vaakumi meetodiga ja selleks, et see vaakum siis, et materjal jookseks servadesse, aga ta ei hakkaks liikuma masina sisse, siis et see õhk liiguks seal vaakumkile all, siis käib selline spiraaltoru. minu meetod on selline, et ma olen siiamaani suuri detaile teinud, et sissepääs, siis vaigu sissepääs on detaili keskelt ja siis terve see perimeeter on detaili perimeeter on selle spiraaltoruga kaetud. ja siis, kui vaakum toimub, siis põhimõtteliselt terve see, et õhk siis liigub keskelt servadesse, siia torusse ja siis hakatakse imema ka seda vaiku sinna sisse ja siis vaik liigub täpselt samamoodi servadesse ja siis, kui vaik on jõudnud serva, siis üleliigne vaik selleks, et ta ei takistaks, ütleme, et on mingisugune vaigu liikumine niimoodi ja siit jääb tühimik, siis selleks, et see tühimik ikkagi vaiguga täituks, siis on see spiraaltoru, et muidu see vaik tõmbab sinna servadesse ja siis jääb nagu siukene tühimik lukk nagu jääb sisse, et see vaik, õhk ei tule sealt enam välja, siis see spiraaltoru annab selle lõhul ikkagi liikuma kuni selle hetkeni, kuna sa ise selle nii-öelda vaigu pealejooksu kinni peatad. nii, aga neid vaakumi asju ma tegelikult, mul ei ole plaanis näidata hetkeseisuga ühtegi toodet, aga ma võib-olla kunagi tulevikus näitan midagi sellest. nii, siin on mul veel natukene siin riiet. siin on erinevaid riideid, see riie samasugune, mis ma enne näitasin, et siin on üks palju õhem klaasriie. et mis siis nagu eesmärgipäraselt, et muidugi õhukene riie on siis, teeb õhukese detaili, eks ole. aga minul on see põhiline eesmärk on siuke probleem tegelikult. et kui detailil on liiga terav nurk mingil põhjusel. vaatame, kas ma siit leian mingisuguse, võtan sedama tellise. võtame siit tellise. sätime ta kuidagi niimoodi siia. nii, siin on siukene päris terav nurk. niimoodi. kui ma tahan seda detaili nüüd siit vaigu katta, eks ole. vaigu katta ja siis riidega, eks ole. siis hästi tore on, et see jääb niimoodi, eks ole. päriselus see asi nii lihtne ei ole, sellepärast et nagu sa näed ka praegu siit, tal on siukene, ta tahab tagasi tulla, eks ole. ja kui nüüd vormi sisse määrida selle vaigu kokku, teha siit ja ilusti, siis ta ei pruugi jääda ilusti täis nurka. ehk siis, kui seal on mingisugune, ütleme, kogemuse põhjal, kui on raadius 10 millimeetrit, siis on okei. aga kui sealt läheb see raadius väiksemaks või siin on nagu täitsa päris terav nurk, siis sellistesse kohtadesse tahavad jääda õhumullid selliste
noh, et põhimõtteliselt see materjal jääb lokkima ja seda materjali ei ole võimalik siit nagu kuidagi alla saada ja siia jääb õhumull sisse. Et mis siis probleem on see, et noh, esiteks ta on visuaalselt kole, eks ole, aga siit, kuna õhumull jääb sisse, siis need nurgad jäävad nõrgaks. Ja kuna see materjal on paks ja siukene, noh, ta hakkab vastu, eks ole, siis mul ongi kasutuses selline õhem riie. Kuna ta on nii õhukene, siis ta suhteliselt ilusti läheb siia nurga vastu. Ma saan selle ilusti ära täita ja isegi kui mul järgmine kiht tekib see õhumull siia, siis see materjal selles mõttes ikkagi on, ta on selle riide sees jäigalt, et ta vähemalt, kui ta hiljem võib-olla läheb katki, siis noh, okei, läks katki, aga ta ei lähe kohe katki, ta ei hakka kohe tükke viskama välja. Et sellise probleemi see õhuke riie eemaldab. Et see on nüüd tõesti siukene üliõhukene, noh siidest ta põhimõtteliselt paistab nagu isegi läbi põhimõtteliselt. Nii. Ja kas mul on siin midagi veel rääkida? Ei, tundub, et mul on selle kotiga on kõik. Nii, riietega on põhimõtteliselt kõik. Jah. Nüüd ma panen praegu eest enam. Mul selle segaks. Tellist vist ka enam vaja ei ole. Nii. Tegelikult üks esimene asi järjekorras, millest oleks pidanud alustama võib-olla, on eraldamine. Et kui sul on detailid tehtud, kas siis hakkad vormi sisse detaili tegema või hakkad detailist, noh mul on siin üks detail, eks ole. Et hakkad detailist vormi võtma, siis selleks, et see vaik ja riie ja kõik siia külge kinni ei kleepuks, noh täitsa nagu liimi pealt kinni ei kleepuks, siis on olemas siuksed eraldusained. Et esimene on selline vaha, ta on sinist värvi, see võib-olla isegi pole tehniliselt oluline ja siis siukene käest. Väidetavalt sellega saab palju täpsemaid vorme kui PVA-ga. Aga minu arust on üsna tüütu, et alguses ostsin, tegin. See oli siukene täpselt Karate Kidi filmist, et wax on, wax off ja teed niimoodi 7 korda. See oli ääretult tüütu ja ma polegi seda vaha rohkem kasutanud ausalt öeldes, et kuna ma leidsin, et PVA on siis polüvinüülalkohol ja PVA, mina segan esiteks ta 1:1 veega, et kui ma teen liiter PVA-d, siis ma teen pool liitrit sooja vett ja pool liitrit siis PVA kontsentraati. Et miks ma teda veega segan on see, et ta vedelam oleks. Et mul on küll 2,5 mm tüüsiga pulver, aga ta hakkas nagu tatistama, siis veega segades ta läks palju vedelamaks. Ja kindlasti segada seda sooja veegast, et külm vesi tundus, et ta ei tahtnud hästi lahustuda. Ja kui ta juba lahustunud on, noh sooja veega on ära lahustunud, siis ta võib külm olla, et siis seda pole soojaks vaja saada enam. Et siukene eraldusaine ja siis seda ma lasen siis, noh ma lasen küllaltki paksu kihina, et seal on küll oht jooksu minna, aga mina lasen kuskil umbes, no siiamaani olen 3 kihti, esimest korda lasin küll 7 kihti, aga see tundus mõttetu ja 3 kihti siiamaani tundub, et on ennast õigustanud, et lihtsalt see kihtide arv läheb, kui ta läheb suureks, siis ta võtab palju aega, et noh iga kiht ju ilmselgelt kuivab, et see kuivab see PVA ja vesi peab ka välja kuivama, et kuna minul siin veel, nagu ma olen varem ka öelnud, ma olen keldris, siis mul on siin natuke kõrgem niiskustase kui tavalistes eluruumides, siis ta kuivab kaua, et siukene pool tundi kuni tund isegi on see, kus mul on kihtide vahe. Et täiesti oleneb põhimõtteliselt õues olevast ilmast ja kuidas ma siin keldris parasjagu ilmanud on. Aga PVA siis on eraldusaine. Nii. Siis siin on mul siukest, ma küll nimetasin seda plastiliini laadseks tooteks. Ma tegelikult isegi üritasin enne seda video tegemist aru saada, et mis see õige tehniline nimetus sellel on. Kahjuks ma ei teagi, mis selle päris õige, et ma ei leidnud mitte midagi üles selle kohta. Et mul isiklikult pole ju üksinda olles siin tööd tehes pole vaja seda õiget tehnilist nimetust, aga jah, see on siis plastiliini moodi asi ja ma edaspidi nimetangi seda plastiliiniks. Et mis vahe tal siis nagu päris plastiliiniga, laste plastiliiniga on see, et ta ei ole rasvane. Ja mis selle siis eesmärk on see, et kui on mingid õõnsused või avad, mis tuleks täita selleks, et sinna ei läheks see keelkate siis peale või mingi vaik ei läheks kuskile alla, ütle, et mul on, ütleme näiteks selline samasugune situatsioon, kus on siin praegu mul on siin
topsi on see vorm, eks ole. Siin topsi ja vormi vahel on mingisugune pigu ja ma ei taha, et see vaik siia vahele läheb. Siis ma topin selle põhimõtteliselt seda plastiliini täis. No ja siis ma muidugi lõikan nüüd üleliigse osa maha, et selleks on see plastiliin vajalik. Ja nad on siukene natukene kõva, aga kui seda käte vahel mullida, siis täpselt nagu lasteaias siuke plastiliini, siukene väike skulptori moodi asi, et teed pehmeks ja töötab väga hästi. Et väike asi, mis veel tähele panna, et mul on siin prügi sisse jäänud, et kui ma siin olen pärast, see on korduvkasutatud põhimõtteliselt ikkagi, et seda ei pea ära viskama. Et kui ma olen seda kuskilt sealt vormide või toodete vahelt seda pärast ära korjanud, siis jääb mingisugune prügi teinekord sisse, siis see tekitab natuke probleemist, kui teil teinekord seda sama asja kasutada ja nagu puhastad maha, eks üleliigse, siis need jutid jäävad sinna sisse. Aga seda ma näitan töö käigus, kuidas ma seda kasutan. Siukene asi siis on nagu, see on suhteliselt vajalik. Nii, mis mul siis edasi on? Võib-olla ma räägiks nüüd vahepeal hoopis sellest EPO-st. See ei mitte, vabandust, mitte EPO-st, vaid see on polüestervaik. Polüestervaik on siis kõige odavam vaik. Et seda kasutatakse koos kõvendiga. Polüestervaik siis ongi see, mis täidab selle riide ära, et annab selle nagu liimuva siis, või ma isegi ei oska öelda, ta on nagu segu siis ütleme niimoodi, kui maja ehitusel on nagu betoonkarkass, siis see on nagu see segu sinna vahele. Ja see segatakse siis, nagu ma ütlesin, selle kõvendiga. Kasutusvahemik on 1–3%. Mina teen eranditult 1% segu, sest et see annab pika tööaja. Et sellel polüesterivaigul on tegelikult antud kuskil 20 minutit peaks olema. Muidugi see oleneb väga palju temperatuurist, mis ruumis on ja sellest ka vaigu temperatuurist. Et mina üritan alati teha 1%-lise segu ja hoian ka matalat temperatuuri, et siis on mul see tööaeg pikk, et ma suudan peaaegu isegi tund aega teha, et ma teen kuskil, ütleme, kui on vaja, alati ei ole vaja palju teha, aga üks sihukest 600 grammi kõige rohkem, et selle 600 grammi ma suudan üldiselt ikkagi ilusti ära pintseldada detaili sisse, et ta ei hakka muidu hakatud tekkima. Kui ma teeksin nagu kilost näiteks võib-olla, siis kui ma selle hiljaks jään, siis ta läheb siukseks süldiks ja seda ei ole võimalik enam kasutada, et sa läheb prügikasti. Põhimõtteliselt ma teen 600 grammi enam korraga, ma teen minimaalse kõvendi seguga ja ma üritan hoida siukest minimaalselt 18 kraadi on see kasutamistemperatuur. Tegelikult nendel temperatuuridel on väike siukene möödavõikamisvõimalus, et öeldakse küll, et toorik või siis detail või ruum peab kõik olema siukene vähemalt 18 kraadine temperatuuri. Aga mina kasutan siis, ma vist ka eelmises videos ütlesin seda, et ma külmast ruumis lihtsalt soojendan selle vaigu ennem ülesse. Et ma soojendan ülesse, siis segan ära ja kannan peale ja tegelikult see töötab vähemalt, visuaalselt tundub, et see töötab samamoodi. Kas tal mingisuguseid pärast füüsilisi omadusi, erinevusi on teisel temperatuuril nii-öelda siis curing, ma eesti keelt vastati ei oskagi öelda antud hetkel, et siis valmimine põhimõtteliselt kõvenemisprotsessil, et kas tal siis mingid füüsilised erinevusi on, aga igastahes mind ta siiamaani rahuldab ja olen selle temperatuuri asjadega hakkama saanud. Nii, vaigu on selle pool kõik. Nii, siia on mul tegelikult ümber villitud, see on täpselt samasugune selle sama vaigu kanister. Ma olen see ümber villitud, see on siis keelkate. Ja miks ma ta ümber villis on see, et seda müüakse tegelikult ämbriga ja ämbrist on jube tüütu valada. Et sellest väiksest korgist tuleb palju lihtsamini kätte, et ta mul ei hakka sealt tilkuma, natuke ikka muidugi tilgub, aga muidu ämbrist kallata oli nagu tohutult raske ja sükest ütleme siis väikest kogust oli ka raske saada, sest ämber on nagu lai, eks ole, et ma villisin ta ümber ja keelkate, mis see keelkate eesmärk on siis, et kui polüester on siukene hästi vedel ja seda on nagu paksu kihta on raske saavutada, siis see on nüüd oluliselt paksem, teda saab, ta on põhimõtteliselt nagu annab selle eelpinna, kas siis nii detailile kui vormile, et selline ta on lihvitav pind, ta on küll päris kõva materjal, ta on siukene, jääb mulje nagu plastmast, ta ei ole päris plastmast tegelikult, ta on ikkagi komposiit, kahekomponentne, samamoodi täpselt selle sama kõvendiga.
et see on siis eelkiht, esimene kiht, ma panen seda detaili sisse või kui ma teen detaili või vormi vahet ei ole, ma teen 2 kihti seda. ja et ta on siis nagu siukene paks keel jääbki ja ta on siuke tugev ka, kõva. nii. ja ma arvan, et mul sellest vist, ja see on valget värvi kusjuures, et müüakse need erinevad värvides. siin ongi võib-olla mõistlik nüüd rääkida juurde üks oluline nüanss, et mis ma alguses tegin vea, oli see, et ma tegin kõik vormid oma valge keelkattega. noh, iseenesest värvis pole vahet, et vahet pole, mis värvi on, see hind on sama. aga mis siis probleem tekkis siis, kui ma hakkasin detaile tegema, et ma tegin valgeid detaile ja kui mul oli vorm valget värvi ja valge vormi siis hakata valgeid detaile tegema, siis enam ei saanud, visuaalselt ei eristanud ära, et kus on siis nüüd juba kus on seda pintseldatud seda keeli ja kus mitte ja siis see oli väga tüütu. ja siis ma tegin siukse eksperimendi ja töötas tegelikult, noh muidugi sa võid osta erinevat värvi keeli, aga kuna mul oli valget ja mul kogu aeg kasutan valget, siis ma lihtsalt lasin segamise aeg sedasama punast värvi lihtsalt ämbri sisse ja muidugi see värv ei tule päris punane, et see on siukene, mul siin praegu kuskil näidata ei ole, aga siukene õrn roosa tegelikult ma isegi on näidata. nii, et ma panin üksjagu seda punast sisse ja tuli siuke roosa värv. minu jaoks pole oluline, mis värvi see asi on, peaasi, et ma saan aru, et see asi, mida ma siia kannan, on valge. ja jah, nii oli. nii. esimene kiht ma siis tegin seda roosat nii-öelda ja kuna nagu ma ütlesin, ma panen keelkihti 2 kihti, siis teine kiht on valge, et noh, roosa peale pole mõtet roosat teha, et roosa peale valget on väga hea teha, et kui ma teen teist kihti, et siis teise kihi puhul ma seda värvimist ei tee. ma arvan, et keeliga võiks nüüd ka ühel pool olla. nii, sellest ma ka rääkisin, see on Butanox M50, see on siis kõvendi, mis siis käib nende kahega kaasas. siis on mul siin natuke atsetooni veel järgi, et sellega ma peamiselt pesen pintsleid ja neid rulle ja võib-olla kui ka ennast olen ära määrinud, siis on atsetooniga ka ennast võimalik puhastada. aga jah, et siuke atsetoon lahustab siis neid aineid, kui nad on märjad, kui nad on juba noh, oma eksotermilise protsessi läbi teinud ja on juba kõva tükk, siis atsetoon ei tee põhimõtteliselt mitte midagi nendele ainetele. nii, siin on mul siis krunti, et kuna mina teen autodetaile ja autodetailide puhul on selline väike huvitav nüanss, et autodetailid on ju värvitud. et siis seal võib siukene keemine tekkida, et on paar korda juhtunud mul ja mitte keegi ei tea, millest see tekib, et ma tegin suurt kapotti tegin ja noh, suur kapott on siukene meeter, natuke rohkem ja teistpidi ka veel meeter oli ja sealt üks 2 sentimeetri riba läks lihtsalt keema. reageeris seesama keelkattega ilmselt ja kees siis üle see kapoti värv ja rikkus ära tegelikult vormi. et siis selleks, et seda ei juhtuks, autodetailid tuleks kruntida, et krundiga ei juhtu mitte midagi. muidugi, kui sa teed vormi mingist muust materjalist asjast, siis noh, ma ei tea, plastikust või teed teisest komposiitmaterjalist, siis seda kruntida ei ole sellepärast vaja, et noh, need ei kee üles, aga autodetailide puhul on see vajalik. kusjuures üks huvitav nüanss veel, et see on Jameloni oma, eks ole. minul on see on põhimõtteliselt kõige odavam, kui tavaliselt on need kilo on siuke 50 eurot krunti, siis see maksis 15 eurot ja ma ei ole veel päris 100% kindel, aga mul tundub, et mul tekkis mingi allergiline reaktsioon sellest lihtsalt teadmiseks. nii, sellest sai ka räägitud. siis on mul siin mingi krunt, tavaline siukene automaailma spreikrunt, ühekomponentne. see on mingi lihtsamate kohtade kruntimiseks, et ma lihtsalt kasutan siin aeg-ajalt kuskil teen pahtlit ja siis krundin ära. et nüüd võib-olla ongi hea rääkida pahtlitest, mul on siin erinevaid pahtleid, tavaliselt autokere pahtlid.
siin on siis klaaskiud pahtel, et klaaskiud pahtel on natuke tugevam, ta on see klaaskiudu sees, et see tavaline pahtel. Ja mis see pahtli probleem on, et kui ma nüüd, ütleme, ma parandan detaili, et tal on mingit lohk, ma võtan selle maa, eks ole, või täidan pahtliga ära, siis kui ma pärast hakkan vormi tegema, siis see PVA eraldusaine tahab sinna pahtlisse sisse imbuda, et ta on veepõhine ja ta millegipärast imbub siia sisse. Ja siis selleks, et see imbumist ei tekiks, ma krundin. Täiesti tavalise ühe komponentse krundiga saab hakkama. Et mis siis juhtub, kui ta siia sisse läheb, see PVA on see, et kui ma üritan pärast siis detaili vormist eraldada, siis mul on juhtunud täitsa niimoodi, et see tükk pahtlit tuleb detailist ära, see jääb vormi külge, detail on rikutud ja vormiga on lihtsalt suur tükk tööd, et see kinni kleepunud pahtel sealt kätte saada. Et siis pahtel alati kruntide üle kasvõi selle odava ühe komponentse krundiga väga hästi töötab. Siis on mul siin polester vaiku, see on põhimõtteliselt on samasugune vaik. Ta on kollast värvi, ma ei tea, ma ei ole nüüd uurinud, mis tal keemiliselt teistmoodi on, nime poolest on mõlemad polestrid. Miks mul see siin on see, et ma vahest segan neid samu pahtleid. Et näiteks seda pahtleid ma kasutan hästi harva. Ja siis oligi niimoodi, et ma vist pool aastat seda kasutanud ja kui ma selle korgi lahti tegin, siis see oli, ta ei olnud veel täitsa kõva, aga siukene, ega ta ei olnud väga vedel ka. Ja ma kallasin seda sama polestrit siia juurde lihtsalt ja segasin läbi ja ma sain selle uuesti vedelaks. Samasuguseks nagu ta oli poest uuena olnud, et ma ei peanud seda ära viskama, vaid saan kasutada. Ja selle teise pahtliga oli niimoodi, et need pahtlid on üldiselt siuksed ka, ma ei saa öelda, et nad ei ole kindlasti vedelad. Et nad on kasutatavad, väga hea, kõik on tore, aga ma tegin vahepeal vedelamad pahtlit. Et see oli siis selleks, et see pahtel nagu nõrguks kuskile peenematesse kohtadesse või et ta oleks nii-öelda ise tasanduv. Ehk siis ma võtsin siit, võtsin selle pahtlilabidaga pahtlit, eks ole, segasin ära ja lisasin natukene, sükene sõrme otsa täis, lisasin seda polestrit juurde ja ma sain selle oluliselt vedelamaks ja siis, nüüd ma naktun. Ja ma sain selle oluliselt vedelamaks, ta muidugi, kui ma hakkasin kuskile, ütleme siis seina peale seda pahteldama, siis see muidugi jookseb sealt maha. Muidugi see oleneb ka sellest, et kui palju seda polestrit panna, see vedelus, aga ta jookseb maha, aga kui panna selle tasapinnalise asjale, siis ta jooksis nagu ilusti laiali. Nii, sellega on kõik. Siin on mul lihtsalt ostetud üks thick layer filler, see on jälle need spreifilterid ei ole tegelikult väga head, et neil on nii palju seda atsetooni siin sees, et või vedeldajad nii palju sees, et tegelikult nad töötavad, aga üsna kehvalt, et siuke mega palju peab kasutama, et pigem kasutada sellist filterit, aga see vajab jällegi tööstuslikku lähenemist, et pulverit ja kompressorit ja siukseid asju, et lihtsaid asju saab muidugi sellega ka teha, et väikseid konarusi siis eemaldada, aga see on muidugi siukene, kes on keremees, see teab seda ise, kuidas need asjad käivad. Nii, siis on mul siin brake cleaner. See on mingi odav brake cleaner, aga ta töötab samamoodi. Sellega ma ei puhasta siin pidureid, vaid kuna ma teen vorme, siis vormid on mul tehtud mingi flansiga. Ja flansid on mul üldiselt liimitud kuumliimiga. Ja see brake cleaner teeb selle kuumliimi päris hästi lahti, et kuumliim muidu jääb materjali külge nii kõvasti kinni, et teinekord revid koos värviga ära või mis iganes sinna maha jääb. Siis brake cleanerit lastes peale, natukene aega ootad, siis ta hakkab seda, ta ei tule nüüd nagu mega lihtsalt lahti ja seda ikkagi natuke sonkima sealt, aga ta tuleb ikka oluliselt lihtsamini lahti see kuumliim, et selle jaoks on mul siis brake cleaner olemas. Mis mul ennem veel vahepeal rääkimata. Nii, siin on järgmisena. See on spreiliim, Carbotac. Seda ma ostan samast kohast, kus ma vaatan neid ülejäänud keemiaid. Et mis selle eesmärk on, siis on see, et kui ma teen nüüd vormi sisse kangast, üritan detaili teha, siis see kangas on siukene, tema üritab ennast ikkagi sirgeks sirutada, aga kui sul on sellised siuksed
konarused, siis sa tahaksid nagu selle ilusti ära vormidest, et kui me ütleme, paneksin selle riide sinna lambist peale ja siis hakkasin vaakumisse tõmbama, siis sinna jääksid, ütleme, kui see raadio on selline, siis see riie võib-olla jääb siit siukene, sul jääb tühimik siia. siis selleks, et see riie seal ilusti vastas oleks, siis selleks on spreiliim, tõstad riid ülesse, spreiga liimiga natukene lased seda laiali, lased liimi ja siis tõmbad siin ilusti peale ja ta liimib selle kinni. Et miks ei karbata, ma pole ühtegi teist liimi küll proovinud. Süsinikkiud on natuke kallis asi, et eksperimenteerida, aga siis see liim peaks siis sobima selle EPO-ga. Et siis eks midagi tohiks, keemilist reaktsiooni midagi ei tohiks tekkida, seal mingit keemist või siukest asja. Ei teki ka, et ma ei julgeks soovitada mingisugust muud, ma ei tea, kangaliimi proovida, et võib-olla need ei toimi lihtsalt. Nii. Siin on mul siis 3 pudelit epoksiidvaiku. Tegelikult need siin on epoksiidi omad. Et EPO on siis põhimõtteliselt nagu polüester, aga EPO on siis, ta on nagu läbipaistev isegi tegelikult. Siin on mul tegelikult üks EPO tükka, see on mul üleliigne EPO, mis jäi alles ja mul lihtsalt ta kõvenes siis selle samasuguse purgi sisse ära. Et ta on küll lihvimata ja poleerimata, aga tegelikult ta oleks täiesti läbipaistev. Ta on siukene kollakat värvi, muidugi ta on paks, et kui teha õhukesena, siis ta oleks ma ei julge pead anda, et ta täiesti valge on, võib-olla isegi oleks, aga ilmselt ta on siukene üsna läbipaistev materjal ja siis seda kasutan, EPO-t siis kasutatakse üldiselt siukeste vacuum infusioni puhul, eks ole. Et EPO on siis oluliselt ka kallim kui polüester. Ma peast neid hindu öelda ei oska, aga see oli ikka üle 2 korra minu arust vahe vähemalt. Ja polüestri ja EPO tehnilistest näitajatest ma praegu ei julge pead anda, mis see erinevus oli, aga kindlasti on see, et neil on värvi erinevus sees. Nii, ja siis on mul siin üks vinüülestervaik. See on põhimõtteliselt sama, mis on EPO, aga minul on ta ostetud sellepärast, et tema on siis temperatuuri taluvus on kõrgem. Et kuna mina tegin auto kapotti ja automootor on teatavasti selline 90 kraadi vähemalt, kollektori puhul väljalaske kollektori juures on seal võib-olla isegi oluliselt kõrgemat temperatuuri, ma ei tea, mis see kapotini jõuab. Et EPO läheb siukse 60 kraadi juures päris pehmeks. Et seda on põhimõtteliselt, kui ta on kõvenenud, siis teda on võimalik pehmeks saada. Tegelikult see sama asi on ka polüestriga, et seda on võimalik siukses, üle 60 kraadi on, seda läheb pehmeks. Siis antud vinüülester oli 135 kraadine kraadi näitajaga, mis mul siin käes on. Ja ehk siis tema ma tegin kapoti sisemist osa ja kannatab kuuma, ehk siis ta ei lähe pehmeks. Et kui ma sõidan autoga, tal on tuul, eks ole, siis et tõenäoliselt on niimoodi, kui mootor on seest väga soe, siis ta teeks selle kapoti pehmeks ja tuulega ta lihtsalt vajutaks selle kapoti siis nagu mõlki. Siis mul oli kasutusel vinüülester. Nii. Ja siis on mul üks siukene, mida ma juba enne ka näitasin. See ei ole nüüd väga levinud asi. Siin on mul sisse tehtud üks vorm. Topsi sisse. Tegemist on silikooniga. Vormisilikoon. Ja siit vormisilikoonist on mul tehtud üks tulede regulaator varras. Et neid tulede regulaator varrad mitte kuskilt ei saa. Bemmidel muidugi saab, eks ole, aga mina tegin Opelile selle ja Opelitele neid. On inimesi, kes samamoodi nagu mina teeb üksinda garaažis kuskil keldris, mis iganes, aga ega see kuskil laia tarbesse niimoodi eBayst midagi osta väga ei saa ikkagi, et mina olen ise teinud selle endale. Ja ma tegin selle siia sisse ja siukene silikooni vorm sellest. Muidugi saab just muid asju selle teha, et aga see oli siukene üks võimalus lihtsalt, et silikoon ja see silikoon oli ka 2 komponentne. Segasin ära ja siia küll tol hetkel mul ei olnud vaakumpumpa ega mingeid siukseid võimalusi, et siia jäid sisse õhumullid ja need õhumullid kanduvad ka detail üle, aga põhimõtteliselt jah, et siuke silikooni vorm siis on olemas.
ja ma leian, et mul vist ongi materjali kõik, et kangad sai räägitud ja keemia ka. nii lühike siis oligi, et ma loodan, et meeldis. Ma ütlen ausalt, ma teen suhteliselt ette valmistamata neid videosid, et tuleb täpselt niimoodi nagu puusalt tuleb, et nii palju oli ettevalmistust, ma kandsin oma selle keemiat siia ette. Natuke mõtlesin ka läbi, mida ma siin ütlen, aga jah, suures pildis on see kõik siukene eksprompt. Kindlasti ma midagi pean parandama hakkama tulevikus, aga ma loodan, et enamus asju sai räägitud. Ja ma loodan, et teil huvitas ja vaadake järgmist videot. Mina tänan.